President jättis aprilli lõpus kirikute koguduste seaduse välja kuulutamata. Põhilised etteheited olid segane tekst ja sõna juhinduma. Tänaseks on juba 2 komisjoni, nii põhiseaduskomisjon kui täna ka õiguskomisjon, küsimust arutanud, et kuidas edasi. Üheskoos me siin pea 2 tundi arutasime ja leidsime, et võiks seda eelnõud kirjutada täpsemaks, et ta oleks võib-olla paremini arusaadav. Keegi ju ei vaidlusta seda, et julgeolek on riigi tuumikfunktsioon, mida me võiksime ikkagi kaitsta. Et kuidas seda teha nii, et asi oleks võimalikult proportsionaalne, nagu juristid ütlevad, ja vähe riivav. Et need on need küsimused, millele me täna peatusime ja kokkuvõtteks me otsustasime, et me teeme juhatusele ettepaneku esitada ta siis Riigikogu suurde saali juba ülehomme ja ettepanek on siis võtta seadus lahti, ehk siis läheb muutmisele. Madis Timpson lubas, et kirikute koguduste seadus võetakse parandatud kujul vastu veel enne Riigikogu suvepuhkust. Temaga nõustub ka põhiseaduskomisjoni esimees, kes seadust eelmisel nädalal arutas. Põhiseaduskomisjon lähtus sellest, et ajame ikkagi õiget ja vajalikku asja. Et ei ole nii, et meil on Eestis mingisugused institutsioonid, mis alluvad otse Kremlile ja võivad sealt toimetada oma tahtsi, nii kuidas neile parajasti instruktsioone sealt agressiivsest naabri pealinnast antakse. Aga selles osas me presidendiga nõustusime, et kui on vaja täpsustada seadust, et oleks paremini aru saada, mida tohib ja mida ei tohi, siis selle töö kindlasti võtame ette. Töö selles osas liigub õiguskomisjoni või mu kolleegi juurde ja ma olen päris kindel, et nad leiavad selle lahenduse sellise, et pärast nende tööd on kõigile üheselt arusaadav, mida tohib ja mida ei tohi. Kirikute koguduste seaduse 3. lugemise järel hääletasid seadusmuudatusele vastu Keskerakond ja EKRE, aga ka mõned fraktsioonitud saadikud. Meie arvates see väga konkreetselt rikub usuvabadust, nii et nüüd me lihtsalt ootame, mida teevad selle eelnõu algatajad, sellepärast, et president on oma sõna öelnud, meie oleme oma sõna ka öelnud, nii et vaatame, põhiseaduskomisjon tegi otsuse siis mitte saata seda presidendile nii-öelda teisele ringile samal kujul, vaid ikkagi teha mingisugused muudatused. Meie küll väga ei kujuta ette, mis need muudatused olla võiksid, et siis see seaduseelnõu ei kaotaks oma mõtet ja samas oleks kooskõlas põhiseadusega. Meie arvates üks välistab teist, aga kui mingil imekombel nagu see eelnõu algatajatel õnnestub, siis me oleme loomulikult valmis seda oma fraktsioonis veel eraldi arutama. See seadus võetakse vastu veel enne suve? Vaatame, sest niikuinii see seadus isegi muudetud kujul peab siis läbima siin Riigikogu saali hääletamist ja seejärel jõuab uuesti presidendi lauale. Kui need muudatused, mida siis algatajad tahavad sisse viia, on kosmeetilised ja ei muuda selle eelnõu sisu ja see on jätkuvalt vastuolus põhiseadusega, siis mina oletan, et president seda välja ei kuuluta. Õiguskomisjon tegi Riigikogu juhatusele ettepaneku lisada kirikute koguduste seaduse arutelu selle kolmapäeva 14. mai täiskogu istungi päevakorda.